Tere! Meie oleme Kati, Karl, Henri, Birgit ja Keter ning selle videoga üritame anda teile väikse ülevaate meretranspordist. Natuke siis teile ajaloost. Pikkade meresõitude alustamisega keskajal sai võimalikuks mandrite vaheline mitmesajatonniste kaubapartiide transportimine purjelaevadega. Meretransport on olnud alates 1940. aastast maailmakaubanduse mootoriks ning liikupanevaks jõuks, mille abil maailm on saanud kasvada ja saavutada praeguse heaolu taseme. Meretransport on tänapäeval kõige suuremate veomahtudega transpordiliik. 69 kogu transporditööst tehakse laevanduses. Kui 1970. aastateni kasutati meretransporti rohkem selleks, et vedada arenenud tööstusriikidesse tooraineid ja energeetilisi ressursse, siis ülemaailmse kaubanduse arengu tõttu muutus üha olulisemaks tööstustoodete vedu üle ookeani suurtele turgudele. Suurte kaubakoguste transport pani aluse globaliseerumisele, mille mootoriks omakorda on konteinerveod. Merevedude arengul on olnud viimase poole sajandi jooksul kaks olulist suunda: laevade suuruse ja kiiruse kasv. Teise maailmasõja aegsetest 25 000 tonnise kandevõimega maagi- ja tanklaevadest on laevaehituses jõutud 200 kuni 300 000 tonnise kandevõimega aluste valmistamiseni. Laevade lastivedamise võime on suurenenud viimase poole sajandi jooksul enam kui 10 korda. Samal ajal on aluste navigeerimise kiirus suurenenud 2 korda. Ookeanidel võib kohata hiigel suuri konteinerlaevu liikumas kiirusega 25 sõlme ehk maa peal teeks see 45 km tunnis. Merevedude eelised muude veoliikide ees on järgmised: ülisuured veetavad kaubakogused, suhteliselt madalad veotariifid, kõige keskkonnasäästlikum veoviis, lühikestel liinidel hea regulaarsus, veoprotsesside tasemel logistikalahendused, laadimistööde suur efektiivsus. Merevedude puhul ilmnevad ka teatud puudused: väike veosagedus pikkadel liinidel, ranged kaupade pakkimise ja kinnitamise nõuded, suhteliselt väike keskmine kiirus, pikad veoajad, vähene paindlikkus, kõrged sadamamaksud, sõltuvus ilmastikuoludest. Laevad kui sellised jaotatakse reisilaevadeks, kaubalaevadeks, kalalaevadeks, sõjalaevadeks ja eriotstarbelisteks laevadeks. Kaubalaevade alaliigitused sõltuvad peamiselt veetava lasti tüübist ja kasutatavast laadimistehnoloogiast. Kaubalaevad on kaupu transportivad veolaevad. Otstarbe järgi liigitatakse need kuivlastilaevadeks, vedellastilaevadeks ning segalastilaevadeks. Kuhu aga areneb tulevikulaevandus? Tänapäeval ehitatakse järjest enam mitte niivõrd universaalseid kaubalaevu, kuivõrd eelkõige kindla lastitüübi jaoks mõeldud laevu. Paljud laevad hakkavad aina enam kasutama taastuva energiat enda jõuallikates. Tuleviku võtmesõnadeks on autonoomne ehk siis ilma kellegita laeva juhtimine, sensoritega ümberkaudse jälgimine, tõhusamalt arvutatud trajektoorid. Ka aitab laeva tõhusamaks muuta terve hulk sensoreid ja ümbritsevaid andmeid analüüsivad algoritmid. Need mängivad laeva juhtimises nii suurt rolli, et kapteni sild on viidud peateki alla ja kapten istub sillal jälgides ümbrust ja vajalikku informatsiooni ekraanidelt. Või on üldsegi laev kaugjuhitav. Pidevalt kasvav liiklus maailmamerel on kaasa toonud mitmeid probleeme. Kõige enim tähelepanu saavad suured õlilekked, mis võivad viia ka tulekahjudeni. See omakorda kahjustab loodust. Kuid järjest rohkem kõneainet pakub veel teine levinud probleem: mürasaaste. Laeva mootorite pidev müra on muutunud oluliseks probleemiks suurtele mereimetajatele, näiteks vaaladele ning delfiinidele. Laeva lähedal võib olla helitugevus sarnane suurele kontsertile ja kuigi vaalad enamasti nii lähedal laevale ei uju, kuulub nende igapäeva ellu muruniiduki või tolmuimeja
töötamisega võrreldav mürafoon. Õnneks sellele probleemile on juba lahendus olemas. Sõjalaevad on ehitatud olema hoopis vaiksemad ja ei häiri meeleolu olulisel määral. Meie teadmiste arenedes ja seadusandluste karminedes on tõenäoline, et sõjaväelaevadel kasutusel olevad tehnoloogiad muudavad ka transporti ja kõike seda oluliselt vaiksemaks. Laevaehitustehnika arengu tõttu on tekkinud üha rohkem suuremaid ning võimsamaid aluseid ning merevedudest on saanud kõige turvalisem, kiireim, odavam ja usaldusväärsem kaupade transportimise viis kogu maailmas. Samas tuleb nentida ka fakti, et merekaubandus on üks aega nõudvamaid, mistõttu ei saa seda kasutada kaupade jaoks, millel on vaja kiiret kätte toimetamist. Suur aitäh tähelepanu eest ning olge mõnusad!